Ja mina tegelikult olen palju kuulnud selliseid sõnu nagu peatoimetaja ja ärijuht, aga ega ma päris täpselt ei tea, mida see võiks ühes ajakirjas tähendada. Et mida teie ajakirjas direktor teete seal oma peatoimetaja ja ärijuhi kohal? Oih! Tere! Привет, ласточки милые мои! Как моя Спасибо. Как моя воспитательница в Артеке сказала мне, когда-нибудь я говорил более свободнее, но сегодня пока по-эстонски, но постараюсь учить. Ma arvan, et väga super, et veel kord aplaus palun Taivile. Peatoimetaja on igas meediaväljaandes, igas ajalehes, igas ajakirjas väga tähtis amet. See on siis mees või naine, kes istub oma suures kabinetis, tugitoolis, mõtleb ilusaid mõtteid ja planeerib ajakirja, kohtub tähtsate inimestega. See on ideaalis. Tegelikult tuleb peatoimetajal ise kirjutada, ise intervjueerida, mõnikord ka ajakirjakaste tassida, sellepärast, et väikses firmas, nagu teada, tuleb peatoimetajal kõiki töid teha. Aga ühe lausega kokku öeldes või kokkuvõttes on peatoimetaja töö tõesti teemade otsimine ajakirja või ajalehte, et see oleks huvitav. Теперь слово Кристаль. Я напомню еще раз, Кристаль является коммерческим директором журнала «Директор», прошу прощения за тавтологию. Так что же значит эта должность, коммерческий директор? Tere kõigile ja tegelikult meil ei ole tegemist ainult ühe ajakirjaga, et ma ei ole ainult ühe direktori direktor, vaid meil on olemas palju ajakirju. Direktor on see kõige tuntum ja nagu tänases üritusel võib-olla kõige sellisem teemakohasem. Aga ärijuhtimine kui selline tegelikult on üks erakordselt põnev töö. Et seda on nagu raske seletada, mida see kõik endas sisaldab. Aga võib-olla kõige põnevam selle töö juures on see, et sa saad ise seada eesmärke, kuhu mingisugune ettevõte, mingid tegevused, mingid inimesed peaksid jõudma ja siis mõelda välja tegevusi, kuidas selle eesmärgini jõuda ja kõige hullem viia need ellu. Et see sisaldab endas hästi palju tööd inimestega ja inimeste inspireerimist ja inimeste motiveerimist. Ja see on nagu selles mõttes hästi põnev, et sa ei tea mitte kunagi, mida toob sulle homne päev. Aga sul on võimalik seda homset päeva ise juhtida, kui sa võtad ise selle vastutuse. Et see oli selline seletus, mis tegelikult sisaldab endast nagu kõike ja mitte midagi. Ma ütlen veel, et ärijuht on inimene, kes peab tooma raha koju, sest me vaatame talle iga kuu otsa, kui on palgapäev. Очень хорошее объяснение. Я со своей стороны хочу спросить, et okei, peatoimetaja, ärijuht, aga kunagi te olite ka väikesed Taivo ja Kristel, et kuidas te jõudsite nii kõrgemale positsioonile, et täna juhite ühte juhtiva äriajakirja Eestis? See on hea küsimus. Ma ei tea päris täpselt, kuidas ma nii kaugele jõudsin. Aga ma tean seda, et ma olen elus kogu aeg kõigis kohtades teinud seda, mis mulle väga on meeldinud teha. Ja ma olen igasse tegevusse pannud natuke oma hinge sisse. Et kunagi, kui ma käisin gümnaasiumis, põhikoolis, siis mulle meeldis kõige rohkem luuletusi lugeda ja kirjandeid kirjutada. Ja sinna ma panin natuke oma hinge. Järgmises koolis meeldis mulle kõige rohkem matemaatilisi võrrandeid lahendada. Et sinna ma panin ka natuke oma hinge sisse. Ja siis, kui ma jõudsin turunduse õppimiseni 3. koolis, siis tegelikult seal mulle meeldis kõige rohkem inimestega suhelda, luua suhteid ja vaadata, kuidas inimesed tegutsevad nii, nagu sina tahad ja muuta midagi maailmas. Ja sellega ma olen võib-olla läinud ka edasi. Aga enne sellist direktoris ärijuhtimist on tegelikult mul selja taga karjäär investeerimispangas Lõhmus Haavel Viisemann, LHV,
kus ma 7 aastat tegelesin müügi- ja klienditeeninduse osakonna ülesehitamise ja turundusega. Ja sealt edasi tekkis lihtsalt vastupandamatu soov õppida midagi muud, midagi uut. Ja nii ma jõudsin direktorisse, kus oli lihtsalt hästi palju võimalusi teha üks väike firma suureks. Ja seda ma siis teengi. Mul on tegelikult tekkis veel üks küsimus, aga ma esitan seda kohe, kui ma kuulan ära, et kuidas Taivo jõudis direktori peatoimetaja kohale. Ma tean, et see on hästi huvitav loo tegelikult, lugu, mida kuulata. Ma olen pärit sellisest linnast nagu Elva. Kui paljud teist on käinud seal? Ikka päris paljud. No 20. Tegelikult, kui sealt lihtsalt läbi sõita, siis see tundub üsna mõttetu linn, eks ole, hästi unine, hästi vaikne ja ega seal midagi palju ei toimu. Aga kui ma seal koolis käisin, siis see mulle tundus maailma kõige huvitavam koht. Seal oli palju sõpru, seal oli palju tegemist, seal oli järv, kus ujuda, seal oli metsad, kus rattaga sõita. Ja ma ei kujutanud ette, et ma sellest linnast kunagi lahkun. No natuke Jõhvi moodi tegelikult, ma arvan, ta ongi vast enam-vähem sama suur. Ja ma ei kujutanud ette, et ma lähen elama kuskile Tartusse isegi, rääkimata Tallinnast, kus ma praegu õnneks või kahjuks elan. Aga sellest ma ka räägin, miks ma elan Tallinnas. Ja ühtepidi ma olin väga õnnelik ja väga happy ja väga rahul. Aga ütleme niimoodi, et see elu mul ei olnud lapsepõlves kõige rikkamate killast. Et mu isa oli autojuht, mu ema oli medõde ja me pidime väga hoolega peres raha lugema. Ja ma tahtsin sellest nagu välja pääseda. Ma tahtsin, et mul oleks oma tuba. Ma tahtsin, et ma saaks osta, mis ma tahan. Ja see oli põhjus, miks ma läksin ülikooli edasi õppima. Hästi paljud, mis vea tegid hästi paljud mu klassivennad ja koolivennad oli see, et nad läksid kohe pärast kooli tööle kõige lihtsamatesse ametitesse, autojuhiks, võib-olla seal ehituse abitöölisteks, aga nad ei õppinud ühtegi eriala ära. Mul jätkus hoidu õppida ära kirjutamine ja toimetamine. Seal samas ülikoolis räägin ühe siukse loo. Üks minu kursuse vend tahtis väga liini ajada või väga käia ühe väga kauni tüdrukuga, kes oli hästi jõukast perest, eks ole, kes lõunastas iga päev restoranis. Ja seal poisil ei olnud raha, eks ole, ja sellest ei tulnudki midagi välja. Aga see pani mind mõtlema, et miks siis on niimoodi, et väga sageli, et rikaste inimeste lapsed on nagu rikkad ja vaeste inimeste lapsed on nagu vaesed alati edasi. Ja ütleme niimoodi, et ega ma kohe vastust ei leidnud, aga ma olen leidnud enda jaoks mingisugused lahendused ja mulle tundub, et see töötab. Et haridus on selles mõttes ikkagi jube kasulik asi, et see annab hirmus palju võimalusi edasi minna. Näiteks see sama eesti keele küsimus. Ma arvan, et Eesti on, ausalt, mingit propagandat tegemata on selles mõttes jube demokraatlik maa, et tegelikult rahvust ei vaadata. Ma võin öelda, et direktori tegevtoimetaja oli päris mitmed aastad ukrainlanna. Ta lihtsalt oli väga hea. Tema nimi on Victoria ja ta juhib praegu venekeelset Postimeest. Et selles mõttes see annab jube palju päris hea palgaga võimalusi. Ja mitte ainult Eesti, eks ole, veel parem, kui teil on käpas inglise ja veel parem, kui midagi veel, Saksa, Prantsuse, Hispaania. Et see on üks asi. Teine asi, miks ma olen praegu Tallinnas? Ma arvan, et tuleb kolida töö järel. Vanasti oli niimoodi, et sa valisid mõnusa elupaiga ja siis vaatasid, mis tööd sa seal teha saad. Kapitalismis on see risti vastupidi. Ma olin pere loonud, meil oli sündinud laps, me olime loomulikult ennast tol ajal veel Hoiupangast kõrvuni sisse laenanud, olime ostnud ühe vana maja, mida me olime kõvasti remontinud ja meil oli väga armas mõnus elukoht Tartus.
ja me olime seal saanud pool aastat või aasta elada, siis minu töökoht Postimehes kadus, sellepärast, et Postimehe peatoimetus kolis Tallinnasse Tartust. Mul oli valida, kas ma jään sinna kohalikuks korrespondendiks või ma olen nende sündmuste keerises, ma olen seal selles kõige kihvtimas kohas, kus on kõige suurem action, kus on kõige pingelisem töö, eks ole, aga mis on ka kõige huvitavam. Ja mul ei jäänud muud üle. Esialgu 2 aastat ma käisin Tallinnasse tööle ja siis, kui ka abikaasa töö hakkas juba natukene Tallinnas olema, siis muidugi kolisime ära. Nii et töö järgi käimine on teine asi. Kolmas asi, mis ma arvan, on kirvereegel. Kapitalismis töö käib alati ees ja siis tuleb palk järele. Et see ei ole mitte kunagi vastupidi. Ma arvan, et need inimesed, kes on direktorisse tulnud nii-öelda palk ees ja siis nagu tööd järele ei tule, need lähevad sealt hästi ruttu minema. Jack Welch, kui olete seda nime kuulnud, oli selline legendaarne firma, või on praegugi, aga ta tegi legendaarse kasvu selle Jack Welchi juhtimise all ja see mees ütles ainult, tal oli üks reegel, une pealt ta ütles, palka aeglaselt, vallanda kiiresti. Need inimesed, kes nagu täiega ei pane, need inimesed, kes nagu ise seda tööd ei kaifi, need tuleb ruttu sealt ära saata, sest see on neile heategu. Sest nad jäävad sinna vinduma, neile endale see töö väga ei meeldi ja sealt ei tule nagu säravat tulemust. Ma arvan, et direktoris on praegu koos tiim, kus ma ei tea, vahel ma pean pidurdama võib-olla nüüd natukene. Ja teistpidi ma pean vaatama, et ma ise pidur ei ole. Sellepärast nad nagu lähevad nagu nii kiiresti edasi. Meil on tulemas sel kevadel veel uus ajakiri, meil on, mis me otsisime, 3 või 4 uut töötajat. Akuut, selge. Et me kogu aeg nagu, me tunneme, et nagu paigal ei tohi seista. Aga räägimegi siis sellest ajakirjast. Kes on sellist ajakirja näinud poe lettidel või jälle 20 inimest, jah? No, ma ütleksin niimoodi, et selle ajakirja hind annab alust arvata, et tegemist on eduka ajakirjaga. Et väga vähesed ajakirju suudetakse maha müüa nii kalli hinnaga. Ja minu küsimus ongi see, et kuidas direktoril läheb? Kas te suudate seda ajakirja sellise hinnaga maha müüa? Ja miks seda ostetakse? See on praegu väga odav hind. See on siis 9,90 eurosenti ehk siis 155 Eesti krooni. Ehk 155 Eesti krooni, see oli 300 Eesti krooni. Me oleme nagu hullult hinda alla lasnud. Ma ütleksin niimoodi, direktoril hakkas hästi minema pärast 2 asja. Siis, kui Kristel meile tööle tuli ja seda kampa, eks ole, natukenegi kantseldama hakkas, ta räägib sellest veel ise, aga teine asi, kui me nagu selgelt saime aru, et me ei ole sellisele direktorile, kes tõesti istubki seal nahktoolis, paneb sigarit, eks ole, ja mõtleb suuri mõtteid, sest selliseid juhte Eestis, ma arvan, peaaegu ei ole. Võib-olla ei ole mitte ühtegi enam. Tegelikult on hoopis teistmoodi kihtid inimesed, kes meil praegu elu edasi viivad. Ja mul on selles mõttes väga hea meel öelda, et näiteks järgmises loos on lugu Ragnarist või järgmises numbris, tegelikult, kes oma garaaži ajab ja oma ettevõtmisi edasi lükkab ja ei lase ennast häirida vahepealsetest ebaõnnestumistest. Samamoodi, või vastupidi, ei lase oma elu rikkuda, vaid läheb edasi. Samamoodi oleme me PÖFist kirjutanud, Tiina Lokist, kuidas ta nagu kogu aeg vastu voolu ujus, eks ole, ja ei lasnud, lükkas oma asja senikaua, kuni see sai suureks ja kuulsaks. Ja Taarjast kindlasti kirjutame. Oi, aitäh. See oli küll üllatus nüüd. Aga ma annaksin järje Kristerile, kes siis räägib, kuidas see kõik on tulnud. Just see, et täna me oleme Eestis tõesti ainus äriajakiri, ei ole enam ärielut, ei ole enam Saldot, ei ole enam suurt meediakontserni Kalev Meedia, et kuidas me siis jäime ellu. Это было бы действительно очень интересно узнать. Пожалуйста, Kristel. Ja. Täna võib öelda tõesti, et meil läheb hästi. Me oleme ellu jäänud, me tegutseme aktiivselt, laieneme, otsime 6 inimest korraga tööle, aga ega see nagu kerge ei ole olnud.
et see koht, kust me alustasime või õigemini, kust mina direktorisse tulles alustasin, oli päris kole, et selline kuulus masu oli just algamas, õigemini kohe-kohe. Mis aastas see oli siis? Ma olen nüüd 3 aastat olnud direktoris, et ma tulin vahetult enne masu algust, enne masu jõudmist meediasektorisse, tulin seda ajakirja juhtima. Et selles mõttes ma arvan, et see lugu on väga hea just seda niimoodi kommenteerimas või nagu sellist näitet välja toomas. Et väga paljud noored arvavad seda, et ma tulen ja ma kohe saan nagu kõik hops kätte on ju. Et ma arvan, et see lugu nagu näitab seda, et tegelikult selleks, et midagi kätte saada, peab nagu kõvasti vaeva nägema. No alguses ma nägin ainult seda, kuidas kõik läks käest ära. Okay. Esimene pool aastat nägin ma ainult seda ja siis ma võtsin vastu otsuse. Et ma otsustasin, et see ei lähe niimoodi. Ma otsustasin, et võtsin endale sellise julguse ja vastutuse otsustada, et meil läheb hästi, meil läheb järjest paremini, me saame edukaks. Ja muidugi me defineerisime ära, mis see edu tähendab. Täpselt. Mitu lugejat, mitu krooni kasumit, mitu uut projekti, et selles mõttes see töö läks nagu muidugi ka päris detailselt numbritesse. Aga peale seda, kui algus oli raske, edasi läks nagu väga lihtsalt, sest ärijuhtimine tervikuna on imelihtne, täpselt nagu elujuhtimine. Открой нам секрет, в чем же заключается вот этот вот ärijuhtimine, elujuhtimine? See on täpselt ühesugune. Nii. Selle võlusõna on see, et sa pead mõtlema välja ja leppima kokku kas iseendaga või oma tiimiga, oma töötajatega, kus on see punkt, kuhu sa tahad välja jõuda, kus on sinu sihtkoht, milline sa tahad olla või mis tulemus sa tahad saada. То есть конечная цель. Jah. Lõplik eesmärk on vaja. Jah, sul on vaja leppida kokku see eesmärk, mõelda välja, kas iseenda jaoks või siis oma tiimi jaoks ja edasi on sul vaja ainult leida nagu see teerada, mis sinna viib ja need sammud, mida sa pead tegema selleks, et sinna jõuda. Üks samm viib teiseni ja siis sa hakkad väikeste sammudega oma teerada pidi minema. Et see on niimoodi, on sul elus, toimib kõik sellisel moel ja see toimib ärijuhtimises täpselt samamoodi. Olen 100% nõus, ma arvan.